Mm, tere tulemast! Tere tulemast siis vaatama taas kord järjekordset osa Muutus läbi armastuse sarjast. Ja täna on meil juba 9. osa, kui ma ei eksi. Ja tänane teema, mida siis käsitleme, on kuidas hoida motivatsiooni ja säilitada järjepidevus. Kui sa oled siia vaatama jõudnud, siis ütle mulle tere ja ütle mulle, kust sa praegu vaatad. Ja isegi kui sa vaatad järgi, siis ütle ikka tere ja ütle ikka, kust sa siis järgi vaatad. Mina olen Kristina Reinberg ja olen Life and Success Coach, olen transformatsiooni coach ja olen siis siin Facebookis maagilised taipamised grupi looja. Ja mul on nii hea meel siin olla teie juures pisikese motivatsiooni ja ampsukesega. Ehk siis see tähendab seda, et see live on lühikene neljapäevane amps siia nädala lõpupoole, mis siis aitab leida motivatsiooni, et see nädala lõpp tuleks ka vägev. Ja hoian siis selle pisikesena, mis tähendab seda, et 10–15 minutit maksimum. Ja lähemegi siis tänase teema juurde, ehk siis kuidas hoida motivatsiooni ja säilitada järjepidevust. Me oleme rääkinud eesmärkide seadmisest. Me oleme rääkinud ka sellest, kuidas visiooni luua ja eelmises osas rääkisime põhjalikumalt sellest, kuidas kirjutada valmis endale tegevuskava, mis päriselt inspireeriks. Ja ma usun, et me kõik oleme kogenud seda, kui visioon on olemas, eesmärk on paigas, aga mingi hetk lihtsalt motivatsioon hakkab langema. Ja mitte ainult langema, vaid see hakkab lausa kaduma. Seega, mida siis sellisel juhul teha? Igaks juhuks ütlen siia juurde, et motivatsioon ei ole edasiviiv jõud, vaid ta on käivitaja. Motivatsioon on käivitaja. Mis on aga edasiviivaks jõuks? Selleks on inspiratsioon ehk siis inspirit, mis tuleb meie hingest. Ja tavaliselt ongi see lõpptulemus see, mis meid peaks inspireerima. Seega taaskord sulle üleskutse, et vaata oma eesmärki ja vaata, kas ta on piisavalt inspireeriv, et sa hommikul püsti kargaksid voodist ja tahaksid liikuda oma visiooni ja eesmärgi poole. Ja kuidas siis seda teha, et hoida motivatsiooni? Enne kui ma selle juurde tulen, siis mul oleks hea meel, kui sa kirjutad siia kommentaaridesse, kuidas sina enda motivatsiooni hoiad või mis sind üldse motiveerib. Ja mina lähen nüüd siit vaikselt edasi, et number 1 motivaator on sinu miks. Ehk siis tuleta meelde, miks sa üldse millegiga alustasid. Kui motivatsioon hakkab langema, siis meenuta oma eesmärke ja meenuta seda, miks see on sinu jaoks oluline. Ja see on ka üks viisidest, kuidas siis hoida enda motivatsiooni. Ja eriti hea on see, kui sul on ka sinu visioon loodud visioonitahvlina, sest sel juhul see ei ole ainult mitte sinu peas ja see ei ole ainult kirjutatud paberile, vaid ta on ka visuaalselt sul silme ees täiesti olemas. Seega sa võid ka siia anda märku mulle, kas sinul on olemas visioonitahvel või siis inglise keeles vision board. Et anna aga sellest julgelt märku. Siis kuidas veel hoida või säilitada enda motivatsiooni, on seadistada endale vaheeesmärgid ehk siis verstapostid. Ja see on siis see, millest ma rääkisin ka eelmises osas ehk seesama tegevuskava ehk jaota oma suur eesmärk väikesteks sammudeks.
ja väikesed sammud aitavad siis lisaks motivatsiooni hoidmisele ka järjepidevust hoida. Et see on miski siis, mis aitab sul, kuidas järjepidevus aitab motivatsiooni hoida, on see, et iga pisikese sammu täitmine tekitab sulle eduelamuse ja sa näed reaalselt, et sa liigud enda siis kas eesmärgi või siis enda nii-öelda selle visiooni poole. Et visioon on, eks ju, suurem pilt siis sellest, mis sisaldab erinevaid eesmärke. Ja kuidas veel hoida siis motivatsiooni, on see, et tähista enda pisikesi võite, sest see on hea viis ka üldse kohale tulla ja märgata, mis on saanud tehtud. Seega hästi-hästi julgustan teha suured eesmärgid väiksemateks verstapostideks ja iga kord, kui sa oled selle verstapostini jõudnud, siis tähista seda. Kuidas sa praegu tunned, kas see võiks hoida ka sinu motivatsiooni liikuda edasi enda unistuste elu poole? Siis mis veel aitab hoida motivatsiooni, on toetavad harjumused ja rutiinid ja mismoodi need veel omavahel on seotud. Et isegi kui mõnikord sa tunned, et no ei taha miskit teha või tekib see hetk, et mul ei ole üldse viitsimist, siis rutiinide ja harjumustele toetumine aitab edasi liikuda isegi sellisel juhul, kui ei ole seda tahtmist. Ja kirjuta mulle siia, kas sa oled kogenud seda, et kui alguses ei saa vedama, siis pärast ei saa pidama. Ja see ongi selline hea näide, et mõnikord meil ongi vaja lihtsalt alustada ja kui me juba liigume mingi asja poole või kui me oleme juba alustanud mõne asja tegemisega, siis ka see motivatsioon tuleb sinna ise järgi. Et täpselt seesama ütlus, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Et kindlasti ma usun, et kõik on seda kogenud. Aga kinnituseks sa võid seda ka siiasamma kommentaaridesse siis kirjutada. Nüüd mõnikord aitab motivatsioonile kaasa ka lihtsalt uue inspiratsiooniallika leidmine. Ja just hiljaaegu, kui ma tegin enda Instagrami kanalil küsimused-vastused nii-öelda vooru, kui seda võib nii nimetada, siis seal oli üks küsimustest, et kes on minu inspiratsiooniallikad välismaalt ja ma vastasin, et ma ei ole väga hea jälgija, teiste jälgija pikaajaliselt, sest ma tunnen, et tõeline inspiratsioon tuleb ikkagi meie endi seest. Ehk kui sul on paigas see visioon, kuhu sa tahad liikuda, siis inspiratsioon tuleb sinu seest. Sest see tuleb sõnast inspirit ehk siis hingest, sinu hingest, see tuleb sinu hingest. Seega mõnikord on hea jälgida kedagi, et saada uuesti seesama enda sees olev inspiratsioon sütitatud. See on justkui hapniku andmine iseendale, et saaks taas kord need rattad veerema. Ja seejärel justkui lähekski, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Ja selline teiste oma ala professionaalide jälgimine ongi selles mõttes hea motivatsiooniallikas, et sa saad sealt endale natukene juurde seda uut hingamist, seda teist vaatenurka, et siis liikuda enda suure suure eesmärgi poole. Ja mis ma arvan, et on eriti oluline, mis aitab motivatsiooni säilitada ja ka säilitada järjepidevust, on miski, mis ma tegelikult juba täna ka mainisin, on pisikeste võitude tähistamine. Ehk siis tihtilugu juhtub sedasi, et me ootame lõpptulemust, et alles siis miskit tähistada. Aga motivatsioon tekib sellest, kui sa tunned eduelamust ja sellepärast on ka oluline tähistada just nimelt selliseid enda pisikesi võite.
ja pisikesed võitude tähistamine või premeerimine ei tähenda seda, et sa pead endale ostma midagi väga suurt. Premeerimine on lihtsalt midagi sellist, mis tekitab sulle rõõmu. See võib olla ka üks mõnus soe ingveritee terrassil päikeseloojangut nautides või see võib olla kamina ees teki sees kakao nautimist või see võib olla, et sa võtadki endale pool tundi ja täiesti keskendud raamatu lugemisele, mida sa ei ole juba tükk aega teinud. Need on kõigest mõned näited, et kuidas ennast premeerida. Kui sa soovid, mine kinno, mine spaasse, et mis iganes on see, mis sulle rõõmu tekitab. Ja see ongi see preemia pisikeste võitude eest. Ja pisikesed võidud aitavad ka hoida järjepidevust ehk nende samade tähistamine aitab hoida järjepidevust. Mõtle, kui palju sa saad ennast premeerida enne, kui sa jõuad lõpptulemuseni. Kas see ei ole mõnus tunne? Ja kokkuvõtteks tänasele laivile, siis ma loodan, et sa said siit mõned mõtted, kuidas enda motivatsiooni hoida ja kuidas kasvatada ka järjepidevust. Siis üks asi veel, et mis tihti aitab motivatsiooni hoida ja järjepidevust ka hoida, on toetav keskkond või siis ka inimene, kelle poole sa saad pöörduda, kes nii-öelda tõstab uuesti sinu energiat, ütleb, sa saad hakkama, liigu edasi. Ja siit on mulle sulle ka üks pisike pakkumine, et kui sa oled mõelnud üks-ühele coaching ule, siis mul just lõppes üks coaching'u koostöö, seega mul on kalendris vaba ruumi. Kui sa oled sellest huvitatud, siis kirjuta mulle lihtsalt otse, teeme ühe kõne, vaatame, kas meie energiat klapivad, kas me sobime omavahel. Kuigi ma arvan, et kui sa juba siin mind jälgimas oled või siin grupis oled, siis ma usun väga, et me omavahel ka klapime. Et kui see sind kõnetas, siis anna mulle märku ja räägime, et nagu ma ütlesin, mul on hetkel paar vaba kohta olemas. Aga aitäh sulle, et sa siin vaatamas olid ja kohtun sinuga juba järgmisel nädalal taas ikka neljapäeval. Ja kui sa vaatad seda YouTube'is, ära unusta vajutada subscribe ja sa saad märguande, kui uus video on üles tulnud. Aitäh teile veel kord ja kohtume peagi. Tšau, tšau.